Tervitus! Te vaatate ettevõtlus- ja turundussaadet Impact 8020 ja minu nimi on Kristjan Raude. Täna me räägime juhist. Täpsemalt me räägime vastutustundlikust juhist. Juhil on igapäevane võim ja vastutus teha otsuseid ja läbi selle mõjutada end ümbritsevat. Ma arvan, et teadlikku tegutsemist vastutustundlikkuse teemal on juhtide seas liiga vähe. Ma olen kutsunud antud teemat arendama kaks väga toredat inimest. Kristiina Esop, vastutustundlikkuse ettevõtluse foorumi tegevjuht ja Paavo Pauklin, IT-ettevõtte Netcorp tegevjuht. Tere tulemast! Kristiina, sa oled oma südameasjaks võtnud selle, et vastutustundlikkuse teema oleks Eestis rohkem teada, rohkem tuntud, selle peale rohkem mõeldakse ja seal suunas ka rohkem tegutsetakse. Mis on sinu jaoks vastutus ja kes on siis see vastutustundlik juht? Vastutus on tõesti tegelikult hästi isiklik sõna ja ma arvan, et see on see, mida ma olen oma töö jooksul kõige rohkem ise ka märganud või et selle sõna nagu sügavust. Aga ma olen nagu jõudnud ilmselt selleni, et ta on ikkagi selline lugupidamine väliskeskkonna osas ja iseenda osas ja ennast ümbritsevate inimeste osas. Et lugupidav suhtumine ja lugupidav ka toimetamine. Kui sa peaksid iseloomustama, kes on vastutustundlik juht, et saatevate seas istub nii mõnigi juht ja millised on need checkboxid, mida ta peaks endale siis küsimustikuga üle kontrollima? Iga otsus, mida sa juhina teed, võiks olla kantud lugupidamisest ja hoolivusest, kui see vähegi on võimalik. Ehk siis olgu süda ja mõistus koos ja ma arvan, et sellest tulebki välja üks vastutustundlik juhtimise stiil. Aga kui palju on üldsegi sellist suhtumist siin Maarjamaal, et see vastutustundlikkuse teema, see on mingi Skandinaavia, mingi jama, mingi pläma sealt, et ainult need ettevõtted suudavad endale lubada, Eestis saab pikalt selle peale ei sõida või siis hoopis, et seal pole ju roid ehk siis mingi majanduslik tulem selle üldsegi puudub. Miks ma pean üldsegi sellega tegelema? No esiteks seal tegelikult on roi, et selles mõttes ma olen seda ka ise uurinud päris tugevalt, sellepärast et Eesti ühiskonnas tõepoolest täna veel päris palju tavatsetakse rääkida sellest, et kus siis kasu on, eks ju. Ja ma saan vastata, et kasu on ka nagu nii-öelda rahaline, sest et ja see on üle kusjuures maailma, et kui tehti üks uurimus, mis võttis kokku 2200 uurimust, mis omakorda siis vaatasid, kus see vastutustundliku ettevõtluse juures reaalselt majanduslik kasu on, siis nendest uurimustest üle poolte näitas majanduslikku kasu ja siis see oli üle maailma nii, et seal ei olnud sõltuvat kusagil Läänemere-äärsetes riikides või Aasia rannikul, eks ju. Et see oli tegelikult läbivalt sarnane tendents. Aga samal ajal jällegi ma ütleks, et see võrdlus ei ole võib-olla isegi vajalik, sellepärast et ma arvan, et siin Eestis me peaksime vaatama seda, kuidas meil on oluline tegutseda ja me peaksime samamoodi vaatama, mis meie jaoks hoolivus tähendab ja omavahel selle selgeks rääkima. Et need, ütleme, vastutustundlikkusega võib minna väga filosoofiliseks, aga mingid asjad on ka üsna konkreetsed ja ma arvan, aga mis asjad on konkreetsed? No ütleme näiteks see, et kui sa ettevõtjana tarbid meie ühist loodusressurssi, et siis sa kannad hoolt selle eest, et see ennast taas toodaks. Ja nii paljude teiste ressurssidega, et sa tegelikult mõtled sellele, milline on sinu tegevuse pikaajaline mõju ja kuidas ümbritsev, ütleme see, mis sa tegelikult ühisest ruumist võtad kasutusele, kuidas seda mõjutad üldiselt? Küsimus teile mõlemale. Paavo, sa ise oled sinust kui vastutustundlikkusest inimesest me jõuame rääkida, aga ma küsiks seda, et kas ja kuidas peaks üldsegi rääkima vastutustundlikkusest ühiskonna vastu ja looduse vastu. Ettevõtted nagu mingil määral toetavad, on mingisuguse positsiooni võtnud, mingisuguse teatud avaliku oletame probleemi ees, aga võib-olla väga palju räägita. Oma töötajad võib-olla ei tea, veel vähem avalikkus teab, et kas sellest üldsegi peakski rääkima või see on pigem niimoodi, et mina kui ettevõtja lähen istun oma kamina äärde õhtul, võtan seal klaasi vett ja rüüpan seda ja mõtlen, et näed, täna tegin head. Mina arvan, et vastutusliku hea tegemisest näiteks peaks rääkima esiteks ausalt, mitte seda kasutama nii-öelda indulgentsina, mida siis nii-öelda ettevõtlikult halba tegemiseks. Ja peaks rääkima võimalikult palju. Et ma arvan, et ettevõtted jätavad väga palju kasutamata, kui nad ei räägi sellest, mida nad head teevad. Esiteks, olles nii-öelda näidates avalikult toetust mingile algatusele või midagi eest vedades, antakse sellele ka suurem mõju. Kutsutakse teisi fänne, inspireeritakse inimesi juurde tulema või teadvustatakse mingit probleemi.
teisaks, kui sa räägid sellest oma töötajatele ja need on väärtused, mis neile korda lähevad, siis see on küll konkreetne koht, kus sa roid saad arvutada. Tänapäeva töötajad, neil on vaja miiningut, neil on vaja mõju ja mingit mõtestatust sellega, mis tööd nad teevad ja kas nende tööandja millestki hoolib. Et see on väga konkreetne koht, mis võib aidata teil paremini värbata või see, et inimesed ei lahku teie juurest lihtsalt. Oled sa ise sellega kokku puutunud? Jaa, me Noored Olümpiale algatsuses, mida ma vean, üritame võimalikult palju rääkida ja üritame ka oma toetajaid inspireerida, et nad räägiksid. Seal on nii palju neid nii-öelda, mitte otseselt traditsiooniliselt ROI mõõtmiskohti, aga võib-olla üks level nii-öelda sügavamalt on neid väga-väga palju. Ja see on kindlasti väga suur kasutamata ressurss ettevõtetel. Reaalne kasufaktor, mis lõpuks jõuab ka rahasse, võib olla tegelikult päris suur. Kristiina, sul on ilmselt hea meel kuulda seda juttu, et sinu töö on nagu vilja kandnud Eestis, et sellest räägitakse ja sellega tegeletakse. Aga kui sa peaksid juhile soovituse andma, kes tegelikult juba tegeleb sellega, aga ta on mõelnud, et et mis ma ikka sellest nagu räägin või mis ma ikka sellega uhkustan avaliku sees, et ma toetan siin ühte või teist või et ma armastan loodust või hoian loodust. Kas ta peaks sellest rääkima või mitte? Ma tooksin sellise näite siia, et tore oleks, kui ta räägiks, sest et kui me võtame perekonna analoogia, vaatame, ütleme, need väärtused, mida vanemad ees näiteks räägivad lastele ja elust kaasa annavad, et ma arvan, et on palju lapsi, kes tulevikus väga tugevalt meenutavad neid sõnu, eks ju. Et nüüd levib ka selline lause nagu walk your talk. Ehk siis tee seda, kuidas sa tahaksid, eks ju, või ütleme, see, mida sa räägid, võiks minna kokku sinu sõnadega, eks ju. Ja mingis mõttes, nagu ma arvan lihtsalt, et kui juht valib rääkida, ta tingimata ei pea, eks ju. On hästi erinevaid inimesi ja ma arvan, et see ei ole nagu kohustus, aga kui ta seda teeb, sellel on, ma arvan, et kui ta seda teeb südamest autentselt, loomulikult, et sellel on lihtsalt veel laiem mõju. Ehk siis, kui me vaatame, kui paljude inimestega, kui palju mõjukate inimestega juhid näiteks igapäevaselt kokku puutuvad, siis nad lihtsalt saavad veel omakorda anda impulsi, et edendada midagi, mis on tegelikult vajalik näiteks. Et kui nad on valinud juba, ütleme, ehitada oma ettevõtte algusest peale üles väärtustele, mis loob küllust, mis loob ühiskonda, ütleme, tervislikumat eluviisi, puhtamat loodust ja nii edasi, miks mitte olla see eeskuju? Võimalusel räägi kas või tuttavate ringis sellest, kui kihvti äri sa ajad. Kui sa ei taha avalikkuses, kõik ei tahagi, aga kihvt on, kui räägitakse. Et ma arvan kindlasti, et see on pigem tasub rääkida. Pigem muidugi tasuks, et mitte häbeneda seda, aga see, ütleme, et ainus eesmärk see kindlasti ei ole, et oluline on ikkagi teha ja teha loomulikult ja algusest peale proovida teha, et noortele ettevõtjatele just ka see, et kui sa ettevõtet alustad, et siis see seeme nagu lähtuks juba teatud sellisest taotlusest, kuidas ma loon väärtust ühiskonda. Ja siis sul on lihtne sellest rääkida, sest see on loomulik, sa räägid, see ei ole mingi selline, sa ei pea enam vastama küsimusele, mis on vastutustundlik ettevõtlus, see on see ettevõtlus, mida ma teen. See ongi kantud väärtustest, mis loob lisaväärtust kõikidele, eks ju. Paavo, vaadates sinu tegemisi ja vaadates kas või su LinkedIni profiili, siis sa peaksid olema see vend, kes ütleb, et mul ei ole aega. No, aga ometigi sa oled seal aja kuskilt leidnud, et koos oma hea sõbra tuttava Valduriga kokku panna selline tore sihtasutus nagu Noored Olümpiale. Eelmine aasta sai see alguse. Noored Olümpiale see jagab Eesti siis tuleviku olümpialootustele stipendiume. Miks sa sellise asjaga tegeled? Ma kindlasti ei saanud see alguse aja ülejäägist, et mis ma nüüd selle ajaga teen. Eks ta oli ikkagi nii-öelda impact investment. Et ma arvan, et kõik inimesed hakkavad mingi peale mõtlema vähem või rohkem, et mille peale tema talent võiks kuluda. Me oleme kõik oleme millestki head. Ja nii hakkasin mina ka mõtlema, et kas see peab realiseeruma ainult ettevõtluse eesmärkide täitmiseks, kas see ainult materiaalsete tulemuste saavutamiseks või ilma midagi muud ka korda saata. Ehk siis ma arvan, paljud inimesed mõtlevad, et mis on see märk, mis minust maha jääb või mis on minu mõju ühiskonnas. Sest me kõik ju töölt olemegi ühiskond kokku pandud. Ja siis on, nagu mu hea sõber ütleb, kas selline olukord, et kas see ühiskond, mis ümber juhtub või ise juhid seda. Ja väikeste nii-öelda tegevuste summeerides ongi võimalik elu paremaks muuta. Ehk siis... Aga miks just sport ja miks just noored?
esiteks loomulikult mul on spordiga varem hea suhe olnud. Aga pigem võib-olla laiemalt just see noorte asi, et noori on vaja inspireerida ennast ületama. Ja sport on võib-olla selle jaoks nagu puhtam väljend või kõige selgem väljend. Et kui sa ikkagi milleski tahad maailma parimaks saada, siis seal on sul väga selge võrdluspuu ja sul on võimalik saada. Ehk siis läbi selle me tahame külvata seda inspiratsiooni ja I can do it mentaliteet. Kuidas teil see õnnestunud on? Ma arvan, et hästi. Aasta aega või poolest aasta ei ole väga pikk aeg tegutsemiseks. Aga ta oli alade stipendiadid on täna olümpial ja suve omad teevad järjest Eesti rekordid, et seda on hea näha. Ma just tahtsin öelda, et tegelikult 12 stipendiaati Martin Liiv ja Kristjan Ilves tegelikult on nende tegemisi on võimalus kõikidel eestlastel päris varsti näha olümpial siis. Igal juhul palju õnne neile. Kui suur roll on teie sihtasutusel, et nad täna on seal, kus nad on? No kokkuvõttes ikkagi Martin uisutas ja Kristjan hüppab mäest alla. Aga ma tahaks loota, et meil on oluline panus kõikide meie stipendiaatide edusse. Võib-olla esiteks selle läbi, et meie toetus on pikaajaline. Kuni terve olümpiatsükkel, mis on 4 aastat. Kui keegi sinusse usub ja sa oled selline noor, kelle ei ole midagi ette näidata, siis see annab väga-väga palju juurde. Ma arvan, et ettevõtlus ja tippsport on väga sarnased oma mindsetilt. Et sul peab ikkagi väga suur tahe ja sihikindlus olema, et sa tahad jõuda sinna. Ja lisaks anname neile väga tarka nõud. Me oleme esimesed Eestis, kes tegelevad süstemaatiliselt mindset coachinguga. Ehk siis, et väikses Eestis tippu jõuda, sa pead targalt asju tegema. Mingid innovatsiooni tegelikult ja kangi tõstmisest ainult ei aita tänapäeval, et tippu jõuda. Ehk siis, et me teadlikult väga tegeleme sellega, et nad oleksid ise teadlikud. Nad teeksid oma otsuseid teadlikult. Ja siin on juba, vähemalt meie juba näeme väga suuri tulemusi. Ja loodetavasti varsti ka teised. Aga räägi, mis on sinu soovituse, et oletame, et kellegi tekkis huvi, võiks mõelda selles suunas. Mis on sinu ja Paavo, sinu soovitused konkreetselt saatevaatajale, et kui ma tahaks nüüd alustada, et oletame, süda on õige koha peal ja vaim on ka ja ajapuudus on, aga saame ka sellega hakkama. Et kust alustada või mis need esimesed 3 soovitust oleks, mille peale mõelda, kust alustada? Mina soovitaksin täpselt 3 asja. Esiteks, hakka lihtsalt tegema. Kui sa näed, et midagi on vaja maailmas korda teha, hakka tegema. Kui sul nii palju aega ei ole, siis mine anna oma väike panus tegevusega. Sul on mingid oskused, sa ei pea olema ainult tippjuht, sa võid olla ka mingi väga tugev spetsialist. Aga kõikides nendes organisatsioonides on professionaalset abi vaja. Oled sa turundaja, tekstikirjutaja, mida iganes sa oskad teha, mine panema aega, see on kõige tähtsam. Kui sul ei ole aega seda panna või millegi pärast ei ole võimalik, siis toeta. Aga toeta neid, mis su enda väärtused on. Et läbi väärtuste filtri peab see põhjus ikkagi läbi tulema. Just. Mina ütleks juhile, et vaata, milline on sinu enda seis, sinu enda seisund. Kas ja kuidas sa kõigepealt oma ettevõttes oled vaadanud üle põhiväärtused? Kas töötajad on terved? Kas ettevõttel on see oma mõju arusaadav? Ja meie saame näiteks foorumiga pakkuda selleks head tööriista, see on vastutustundliku ettevõtluse indeks, et tulge ja tehke indeksi küsimustik, täitke ära see küsimustik ja vaadake, kas teil on need teemad kõik ettevõttes läbi käidud. Ja siis vaadake, kui jääb aega ja ressurssi jääb üle, hakake vaatama, kuhu saaks veel lisaks. Iga aasta küsige, mida saaks veel paremini teha. Ja uskuge, et silmad lähevad palju rohkem särama. Kui inimesed on terved, panustatakse rohkem, neil on tööl tähendus, kõik sellised asjad. Et ma arvan, et on ikkagi üsna loomulik, et sellega kaasneb ka ärikasu. Kuidas sul on, Paavo, et sa oled selle sihtasutus Noored Olümpia tegemistega päris palju viimasel ajal hõivatud, nagu ma saan aru. Kuidas sa üldsegi saad need inimesed kokku, kes on vabatahtlikud, need toetajad kokku, mis sa sellest õppinud oled ja kas see on äge? See on hästi põnev, sest et sellise asja tegemisel ei ole kasutada peagi ühtegi traditsioonilist motiveerimismeetodit.
ei anna ju kellelegi raha, kõik teevad tasuta. Eks ta natuke siuke Tom Sawyeri aia värvimine on, et kui sul on juba õnnestunud mingisuguse võtmeinimesed juurde tulla ja sul on kõva inspireerimise võimekus ja võib-olla see ongi minu talent, mida ma avastasin, miks ma seda teen, siis teised tulevad ka hea meelega. Kui nad näevad, et vau, ägedalt panete ja siin on nii palju kihvti inimesi, siis tulevad. Loomulikult, nagu ikka äri, selles mõttes sellise asja algatamine on täpselt nagu äri algatamine. Algus on kõige raskem. Ja hiljem, kui vaadata, siis tundub, et kõik on nii lihtne ja siin toimib, eks. Aga hästi-hästi põnev on. Lähme natukene personaalsemaks, isiklikumaks. Kas ma võin teie käest küsida, alustame sinuga, Kristiinas. Mis on sinu 20% tegemisi või harjumusi, mis on toonud sinu elu nii kaugele, kui ta täna on? Ma arvan, et see üks on kindlasti aja maha võtmine. Vahetevahel ma lihtsalt selleks võtangi üksi aja maha kusagil rannakohvikus näiteks, eks ju. Ja mõtisklen selles mõttes nagu selle üle, et kus ma ise selle suhtes olen, mida ma parasjagu teen. Ja selliselt, et see tunne, mis ma teen, oleks lihtne ja tuleks ka minul läbi südame. See on kindlasti, mis vabastab nagu energiat, et oleks mõnusam minna edasi. Vahetevahel tuleb aeg maha võtta, et vaadata, et kuhu suunas liigud. Ja sportimine on kindlasti üks asi, et seda mitte unustada. Okei, Paavo, kuidas sul? Tuleks veel 2 asja. Psühholoogiliselt on julgus kindlasti. Julgus katsetada ja mingeid asju ka ära teha. Sest palju asju jääb tihti nagu idee tahandada, et võiks, peaks. Et ma ei ole seda tüüpi inimene, kes kohe mõtleb 10 põhjust, miks ma ei saa seda teha või miks asi ebaõnnestuda võib. Ma pigem näen neid 2 või 1 või poolikut asja, milleks see võib nagu hullult hea olla. Teine asi on see, et ma praegu kasutan oma praktiline asi, kasutan oma eesmärkide juhtimiseks OKR süsteemi, Objectives and Key Results, mis sisaldab väga palju review'd. Et ma reaalselt hindan kõige suurem mõjuga asju ja ma reserveerin aja selle jaoks. See on nagu mitte läbi räägitav aeg. On kõige suurem mõju asi, siis seda ma teen. Sest et nii-öelda prioriteet peab kajastama sinu ajakasutuses. Kas sa paned nagu päevadesse mingi bloki kirja, nädalatesse, kuudesse mingi päevad kinni või? Nii-öelda pikem plaan on kvartali põhistes, aga see on ikkagi nädalas mingi kindlad ajad, kus ma midagi teen. On see uute klientidega suhtlus, uue müügi tegemine või on mingi muu süsteemi üles ehitamine. Kui saatevaatajatele peaks olema huvi teie tegemisi, toimetamisi jälgida, et rohkem inspiratsiooni saada, siis mis kanaleid te soovitate nendele? 2 kanalit. Üks on Foorumi koduleht. See on www.csr.ee ja teine on lihtsalt indeksiga ees, indeks.csr.ee. See on siis? See on siis vastutustundliku ettevõtluse indeksi platvormi koduleht, kus ettevõtted saavad tulla seda küsimustiku täitma, millest me just ennist rääkisime. Noored olümpiale tegemistel on kõige parem koht jälgimiseks Facebooki kanal Noored olümpiale ja minu nii-öelda IT-äri ja outsourcingu tegemisteks vaadake netcorp.ee lehekülge. Kui te mõlemad peaksite homsest jätma oma tegemised sinnamaale, oma töised tegemised sinnamaale, tänasesse päeva. Ja teil on järeltulija, kes võtab teil selle tegemised kõik üle. Järeltuliga teil on aega 1 minut. Veeta ja siis on kõik. See uks sulgub selle taga ja kõik. Kuidas te selle 1 minuti veedaksite? Ma üritaks mitte minutit ise täis rääkida, natuke kuulata ka, aga ma keskenduksin nii-öelda miks küsimusele. Mis tähendab seda, et ma üritaksin leida ja rääkida sellest, mis see juurpõhjus on, miks me seda asja teeme, mida me parasjagu teeme, kuhu me tahame jõuda. Sest kui see on paigas, siis ma usun, et see kuidas tuleb päris kergelt. Ja eks igal nii-öelda järeltulijale oma käekiri ka. Aga kui me ei tea, kuhu me läheme, siis on päris keeruline. Sealt võivad tulla need lahkelid. Siis ma arvan, et kui see miks on nagu paigas, siis ma olen päris rahu. Ma ütleks ka, et proovi leida need probleemid, mis on hetkel kõige olulisemad ja leida neile inspireerivaid lahendusi. Ja ära karda eksida, suhtle inimestega, kuula ja ma arvan, et see ongi tegelikult kõige olulisem. Väga, aitäh. Suurepärane. Suur aitäh teile ja nende väga kihtide mõtete ja teadmiste jagamise eest. Suur aitäh ka sulle, kallis vaataja, kes meiega olid. Jäta meelde siis, võta aega,
ära vahetsa mitte midagi ja kindlasti ole julge. Need on vähemalt põhilised soovitused, mis ma endale jõudsin üles kirjutada teie poolt. Kui see saade meeldis, kindlasti jälgime sotsiaalmeediast ja kodulehelt ja kohtume järgmisel korral. Tšau!